Tere tulemast tagasi! See on teine osa minu reisivlogist Malaisiasse ja eelmise video lõpus jäi mul tuur pooleli. Nii et täna jätkame sealt edasi, suundume Batu-Kobastesse, kus kohtasin ahvikesi ja nägin 43 meetri kõrgust kuldset hindu jumala kuju. Ja õhtu lõpetame pärast Malaisia suurimal tänavatoiduturul. Head vaatamist! Seal oli nagu liiga palju rahvast. Et ma tulin hotelli sööma. Seal ei olnud kusagil istuda ka. See oli lihtsalt siuke pikk tänav. Ma ei tea, kas see on tõsi, aga 2 kilomeetrit oli netis kirjas. Et see on Malaisia pikim night market. Ja ma osad asjad juba sõin seal ära. Aga mis ma ostsin? Tai, piima, jäätee. Ma olen aus, aga ma väga palju neid jooke ei tea, mis nad seal pakuvad. Nii et ma lihtsalt läksin kindla peale. Ja siin on siuksed nagu pallikesed, mis ma olen varem ka ostnud. Need on tavaliselt selle 8 jalaga. Aga seekord seal oli valikus mingi krabi ja krevetti ja see siin peal on nagu siuke riivitud, ma ei tea, nagu helbekesed, mis maitsevad nagu krevett. Ja all on vist mingi maguskaste. Mul see peamine kaste tegelikult isegi maitseb, aga see alumine kaste maitseb. Need on nüüd bandana vist lehest tehtud mingid maiused. Lõhnab nagu mingi kondenspiim. Pärast seda puhkust tuleb küll dieedile minna. See on mingi vedelik sees. Ei ole nagu liiga magus ka. Siuke täpselt parajalt. Veits nagu meenutab mochit. Aga maitse nagu sellel bandanal on nagu mingi kindel maitse, ma isegi ei oska seletada. Just enne ütlesin, et kõht on ilgelt täis. Ja nüüd panin 4 magusat pallikest pintslisse. Nüüd ma sain tegelikult siukseid nagu puuvilju. See on mangostiin. Ta on siuke ülipaks koor. Punane nagu. See valge osa on söödav. Nii, ühesõnaga selle valge asja tuleb siit kätte saada. Ma olen kindel, et sellel on mingi normaalsem viis koorimiseks, aga ma lihtsalt ei ole väga osav selles. Ta veits nagu meenutab liitšit või?
No nii. Noh, see juba läheb. Eile oli mul täielik reset päev, kuna päev enne seda siis, kui me käisime mägedes ja seal Koopas ja erinevates kohtades jalutamas, siis ma tegin 20 000 sammu ja mu jalad olid nii valusad eile, et ma põhimõtteliselt lihtsalt vedelesin basseini ääres, võtsin päikest nii palju, kui võtta sai, käisin raamatut ja täna hommikul siis läksin sama lainega edasi. Täna on meil täitsa pilves. Eile oli siukene so-so, natuke sain päevitada. Aga täna on meil täiesti pilves ja täna on mul siis ühtlasi ka viimane päev, et homme on siis tagasi lendamine. Õhtul on mul siis plaanis minna linna peale. Ma tahan käia ühes templis ja siis võib-olla teha mingi õhtusöögi kusagil. Et täna on reede, ma arvan, et võib-olla on huvitav siin viimane päev reedel ka veeta. Linna peal natuke uudistada, aga ma nüüd käisin poes ja üritasin leida siis Malaisia mingisuguseid snäkke ja asju, mingit nänni, mida koju kaasa ühesõnaga võtta. Ausalt öeldes, ega ma väga palju midagi ei leidnud. Ma käisin suht suures keskuses, ega enamus snäkid on ikkagi tehtud kas Tais või Singapuris või kusagil nagu mujal, mulle tundub. Et ma ei tea, kas nad ise siis võib-olla nii palju ei tooda siin kohal ja Malaisia on ikka suht segu ikka kõigest, et siin on hästi palju Hiina kultuuri, Jaapani, ma ei tea, kõik on lihtsalt segamini ausalt. Oli nagu raske sükest päris täitsa Malaisia asja leida, aga mis ma nüüd siin sain, olid mingisugused teravad krevetikrõpsud. Ma siis selle järgi vaatasin, et siin taga on kirjas, et made in Malaysia ja osadel on isegi kirjas, et true Malaysian flavor või midagi sükest. Siis võtsin jääkohvi. Siin on famous Malaysian cake. Malaisia keeles siis neil on nagu samad tähed nagu inglise ja Eestis, aga nad kirjutavad siuksed hästi naljakalt. Ma isegi ei oska lugeda seda. Kui tempatan terke muka. Ühesõnaga kokonat, mingisugused koogikesed on siin sees. Siis dark chocolate Karlile, ma tean, et talle meeldib. Siis need on mingisugused, mul ei tule meelde eesti keeles, ühesõnaga kalmaari krõpsud või? Jah, kalmaar. Neid ma koju kaasa ei võta, need ma söön siin ära, muidu on pärast mingi jama majas. Siis mul on durian. Durian üldse nagu Aasia riikides on julmsüke turistide teema. Ma ei tea, kas kohalikud isegi seda väga söövad, aga kaubaks see läheb ja need ongi siis duriani mingisugused maiused, kus on šokolaad siis peal. Leidsin siuksed matcha tiramisu šokolaadikattega pähklid või? Võtsin paari jooki. Kuna on reede, siis võiks äkki teha puhkuse viimase päeva puhul. Need näevad välja nagu Hoogardini, need roosad Hoogardinid, aga siin on mingi hoopis teine firma peal ja ma ei saagi aru, et toodetud Malaisias, aga Austria on ka taga kirjas, ehk siis toodetud Malaisias, ma arvan, ja Austria siis firma poolt või. Näeb täpselt välja nagu Hoogardin. Tegelikult on lõuna juba käes, aga kuna ma olen suht
eile ja täna vedelenud, siis mul oli isegi kõht tühi. Nii et ma ilmselt vist lihtsalt snäkitan meid siin toas ja siis hakkan varsti sättima linna poole. Ma sättisin ennast ära. Mul on föön siin hotellis ja see meenutab nagu Dysonit. Ja ma sain isegi päris sirgeks omal juuksed. Ma unustasin kõik oma kleidid maha, ehk siis see on minu outfit tänaseks. Ma üritan olla nagu enam-vähem viisakas, kuna ebameeldiv endal olla mingisugustes nappides riietes, kui enamus naised mu ümber on niimoodi, et neil on juuksed kaetud ja kõik asjad on ju. Ehk siis ma üritan austada nende kultuuri ja ma lähen täna templisse ka, ehk siis ma võtsin siukse särgi, kus on õlad kaetud. Cheers! Proovime need siis ära. Sain. Spice'id küll need ei ole. Aga siuke tugev kreveti lõhn on küll. Üksinda reisides on see mõnus, et ma saan kõike teha täpselt nii, nagu ma ise tahan. Veeta pool päeva hotellis, kui ma tahan. Kuigi tavaliselt, kui me Karliga reisime, siis olen mina pigem see, kes utsitab Karli, et kuule, davai, lähme teeme midagi, sest ma ei suuda nagu hotellis väga kaua tiksuda. Proovime neid ära. Need on ikka sitaks head. Mul on väiksest peal igast mingid seafoodi, mereannid ja kala ja kõik asjad maitsen. Ja see on põhimõtteliselt lihtsalt kuivatatud siis kalmaar või?